Tere tulemast Point TV-sse. Minu nimi on Andrei Lember ja täna räägime Pentaxi värskemast Fotopointi poelettidele jõudnud kaamerast Pentaxi K30. Enne kui rääkida kõigest nendest toredatest asjadest, mis on kaamera sees, saab rääkida sellest, mis torkab silma esimesena, kui kaamera kätte võtta, ehk kaamera väljaspoolt. Kaamera disain on peegelkaamera kohta, võib öelda, uuenduslik, mõnevõrra julge. See sõna, mida mulle meeldib tema kohta öelda, on selline pisut militaristlik. Aga tegelikult on ta ehituselt väga ergonoomiline. Kui vaadata näiteks seda käepidet, siis siin taga on selline väga kõrge nukk, mille taga on sellised lohukesed, kuhu jääb haaregi pidama. Siin ees on lai gummeeritud käepide, see on selline sügav soon keskmise sõrme jaoks, siis istub siia väga mugavalt ja niimoodi istub see kaamera tervikuna väga mugavalt peos. Siin teisel pool on samuti see sõrm on kõik gummeeritud, et saada parem haare ja selle koha peal siin on sellised rivid. Ja see on see koht, kuhu jääb pöial, kui on kaamera ees sellised väiksemad objektiivid, mida Pentaxil on terve limited seeria. Ja siin ees on üks äratuntavalt pikk nokk tal, mis küll suuremat eesmärki ei teeni, üks väheseid ossi disainist, mis on puhtalt siis välimuse pärast. Pentax on K30 sisse pannud ka ühe enda paljudest erakordsetest asjadest, mida ta teeb fotomaailmas ehk ilmastikukindluse. See kaameral on olemas kõik tihendid kõikide vastavate servade ja avauste ees, et anda talle täielik ilmastikukindlus, et vihma käest pildistamine pole mitte mingi probleem. Rääkides aga asjadest, mis kaamera juures konkreetselt pildistamisel aitavad, mainiks kõigepealt ära tema uue teravustamissüsteemi. Teravustamissüsteemil on nüüd 11 teravustamispunkti, millest 9 on risttüüpi, mis tähendab, et nad on eriti täpsed ja kiiretel fookusvahetustel. Proovime seda siis reaalsuses ka. Ma panen praegu singule peale, et piiksu kuulda oleks ja fokusseerin siia. Ta leiab väga korraliku kiirusega ülesse, ka kiiretel vahetustel, isegi kui ma panen continuous'i peale, siis ta kohe vahetab ära nii kaugel, kui lähedal asuvad fookused. Natukene jahtimist on lõpupoole, sest olgem ausalt, tegemist on kõige lihtsam 18–55 kit objektiiviga. Selle kohta on väga muljet avaldava tulemusega tegemist. Kui Pentax tegi uue sensori Pentaxi K5-le, siis tabas ta naelapäeva pihta. Põhimõtteliselt sama sensorit on ta kasutanud ka K01 ja nüüd K30. See sensor on vaieldatavalt üks parimaid APS-C mõõdus sensoreid üldse ja pakub võimalust teha kõrge isotundlikkusega käest päris korralikke pilte. Teiselt poolt toetab seda sensori nihutamisel töötav stabilisaator ja veel üks asi, mida see kaamera võimaldab koos siis uue teravustamissüsteemiga ja selle sensoriga on 6 kaarit sekundis sarivõte. Asju, mida Pentaxi K30 juures rääkida, on tegelikult veel terve hunnik. Video veniks päris pikaks, aga mõned olulisemad muud asjad räägin veel vurinal üle. Alustuseks mainiks ära ekraani, mis on siis ligi 1 miljoni piksline ja väga hea pildiga. Lisaks on siin ekraanil terve erinevaid kiirvalikute võimalusi, on olemas väga kaunis, ütleme niimoodi, vesilood. Nii, ekraani kõrvalt leiame me tagumise valikuratte, mis on olemas siis lisaks esimesele valikurattele. On olemas Pentaxile niivõrd omane roheline nupp. Funktsiooniratta peal on olemas 2 kasutajavalikut, kuhu saab siis erinevad kaamera kasutajad saavad panna enda eelistused.
Siitpoolt leiame Torfile nupu, samuti mis on Pentaxil juba standardiks saamas, mis on siis nüüd lisandunud siia FX märk, ta on vabalt valitav funktsioon. Vaikimisi on ta siis Torfile'i valikuks. Autofookusrežiimi valiku peal on olemas eraldi asendid pidevale ja ühekordsele autofookusele. Põhjaolu vaadates akukambris on sees tal liitiumaku, aga siia sisse saab siis vastava adapteriga panna ka 4.2A elementi. Pentaxi K30 on kaamera, mida tõenäoliselt saab lähitulevikus päris palju inimestel linna peal kaelas rippumas näha. Soovitan kindlasti tulla seda fotopointi vaatama ja ei ole sugugi välistatud, et kui te olete teda fotopointi vaatama tulnud, et ta sellega sealt endaga kaasa võtate.